Tervist! Mina olen Martin Rebane. Ja mina Kerli Kivistu. Ja need on Tudeng TV uudised. Euroopa Parlamendi valimiste valguses arutleti Tartus noortega seotud teemadel. Tudengite ideid premeeriti 36 000 euroga. Tudengite järgmise nädala kultuuriline tippsündmus Peda Folk. Friday Night Skate'i hooaja avaüritus. Eksperimentaaltiim seikles Tartus. Alates 6. maist tuleb Eestit vallutama kultuuridessant. Ja nüüd kõigest lähemalt. League of Young Voters korraldas Tartus Euroopa kohviku, kus noored rääkisid poliitikast. Sellele järgnenud Europarlamendi debatil arutati küll noorte teemadel, kuid probleemidele lahendust ei leitud. Euroopa Parlamendi valimiste ajal tekkiv infomull mõjutab kõige enam noori valijaid. Varasematel valimistel on seetõttu oma hääleõigusest loobunud ligi 70% Euroopa Liidu noortest. League of Young Voters ehk noored valima Eesti haru korraldas Tartus Euroopa kohviku, kuhu said koguneda noored, et rääkida poliitikast. Muuhulgas räägiti valimisea langetamisest 16. eluaastale ning Rail Balticu ehitusest. Ürituse eestvedaja noored valima Tartu esindaja Omari Loidi sõnul ei oska paljud noored oma poliitilisi vaateid iseseisvalt kujundada. Loid rääkis, et paljude noorte jaoks on Europarlament üsna kauge. Ometi on tema sõnul järjest rohkem noori, kes tahavad Euroopas toimuvale kaasa rääkida. Minu jaoks on see eriti loogiline ja iseenesest mõistetav, et noorel on oma arvamus, aga oma ideesi nad kardavad avaldada. Ja sellepärast me korraldame ka rohkem neid üritusi, et seda neis enda särgitada rohkem enda ideed ja otsime vastavaid lauajuhte, kes suudaksid neid esinema kutsuda ilusti, et oma ideed välja tuua. Noorsoo- ja hariduspoliitika teemale keskendus Euroopa kohvikule järgnenud esimene Europarlamendi debatt, kus teiste seas osalesid Indrek Tarand, Igor Gräzin, Liisa Pakosta ning Euroopa kohvikuski olnud Kristiina Ojuland. Peamiselt jäid kandidaadid püsima noorte töötuse ja migratsiooni teemal. Näiteks töötuse probleemi põhjustajaks nimetati nii majandust kui noorte enda vähest pealehakkamist. Otsest lahendust ei pakkunud aga ükski kandidaat. Debatil räägiti esmajoones Euroopas toimuvast, aga Kristiina Ojuland tõi jutujärje Eestisse tagasi. Ojuland rääkis, et Euroopa mastaabis on Eesti liiga väike, mistõttu saame vaid ise oma probleemidega tegeleda. Kuigi Europarlament tundub meie noorte jaoks liiga kauge, arvas Ojuland, et noored võiksid siiski Europarlamendi valimistest huvituda. Kui peamiselt räägitakse valimisea langetamisest, mida toetasid nii Pakosta kui Ojulandi parteid, siis Igor Gräzin pakkus, et valimisiga tuleks tõsta 25 või isegi 30. eluaastale. Kui me räägime näiteks ka noortele valimisõiguse andmisest, näiteks kohalike omavalitsuste valimistel viia seda 16 aasta peale, see teisalt annab just nimelt nendele noortele, nendele 16-aastastele sellise võimaluse ise kaasa mõelda, ise kaasa vastutada. Europarlamendi debatid toimuvad üle Eesti 16. maini. Megavati võitjad on lõpuks selgunud. Omapoolse hinnangu annab konkursile ka Inglismaal studeeriv Iiris Vesik ning ministriproua Keit Pentus-Rosimannus. Täna on siin Tallinna Ülikoolis ülihea päev, sellepärast et 3 tudengigruppi lahkub siit 10 000 euroga. Negavatt on konkurss, mis innustab tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Ja nagu enne mainitud sai, siis võidusumma on üsnagi mahlakas. Sama mahlakad on aga ka tudengite ideed. Seetõttu ei lahku täna siit 3, vaid koguni 4 võitjat. Kõik 4 saavad projekti täideviimiseks vajaliku summa, mis on kuni 10 000 eurot. Lisaks saab iga tudengimeeskond 1500 eurose stipendiumi. Negavati finaalis astub üles ka hetkel Eestis viibiv Iiris Vesik, kes lisaks laulmisele on täna üsnagi ebatavalises rollis. Mis tunne oli sul täna žüriis olla? Ma tundsin, et kõik teised žüriiliikmed kuulusid sinna ja ma lihtsalt olin seal selle väikse musta lambana. Aga ma ei tea, loodetavasti ma sain anda väga tavainimese perspektiivi. 2-kordse võidu noppis endale aga Tallinna Tehnikaülikool projektidega kanalisatsioonivees peituva soojuse regenereerimine ja ressursisäästlik kraan. Samas juubeldas ka tudengilinn Tartu oma võitudega Mahetoit ülikooli ja Green Wave. Me tahame tuua siis selle mahetoidu Maaülikooli kohvikusse, et hakata siis sügissemestrist iga päev pakkuma mahetoorainest suppi, praad ja magustoitu ning lisaks veel ka maheleiba, piima, kohvi ja teed.
et siin ei ole midagi rasket. Negavati konkursile andis enda panusega keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, kes hindas tudengite tehtud töid. Eks ta on üks tänuväärt konkurss tõesti just seetõttu, et aeg-ajalt on selliste heade ideede välja tulemist vaja natuke utsitada. On vaja pisut õlga alla panna, et need mõtted, mis ju kõik kuskil olemas on ja ideed, mis omavahelistes kas jutuajamistes ringlevad, aga mis vahest jäävad lihtsalt selle taha, et pisut ollakse kartlikud, et kuidas ma ikka esimese kohe välja tulen ja kust peale hakata, ei osata kellegi käest nõu küsida, et Negavatt ühendas ka selle, et tõesti olid ju mentorid, kes aitasid siis sellest päris algsest ideest päris suure projekti valmis teha, nii et seetõttu on ta oluline. Juba kolmapäeval annab selleaastane Pedafolk oma lavalauad tudengite käsutusse. Stuudios on ürituse peakorraldaja Liisa Koppel. Tere, Liisa! Tere! Räägi, mis üritus on Pedafolk ja mida seal näha saab? Pedafolk on noorte üritus suunatud koolinoortele ja tudengitele. Ja see aasta meil on väga tihe rebimine olnud, et on 8 etteastet lausa. Ja mida seal näha saab? Seal saab näha muusikalisi etteasteid ja on ka palju muud vürtsikat. Et meil on poitantsu etteaste. Ma ei tea, paljudele see midagi ütleb, see on see tulega. Selline võib-olla tuleb tuttav ette Googledaga. Ja siis on kõhutants riidest lahti ja mis meil veel seal oli street art. Riidest lahti? Jaa. Kõlab müstiliselt. Mida see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et meil tulevad noormehed, kes müüvad endal riided sellest ära. Et siis üle ülikooliliselt garderoopidest leitud riided, mis on hea kvaliteediga, müüakse maha ja müüakse seljast ära. Et see tulemus võib olla ka päris huvitav ja intriige tekitav. Nagu ma ennem kuulsin, siis sa oled peakorraldaja täitsa esimest aastat. Mida teed sina korraldajana teistmoodi? No varasemalt on meil kaasatud rohkem kõrvalisi artiste, mitte konkursist, aga see aasta kasutame me ainult konkursist tulenenud artiste. Et meil ERR-i žürii valis välja lemmikud ja kuna konkurents oli nõnda kõva, siis meil ongi täitsa 8 etteastet. Pedafolki korraldatakse juba 42 aastat järjest. Kui keeruline on nii pikka ajalooga ürituse korraldamisel inimesi veel üllatada? No eks ta on paras ülesanne, aga tuleb leida nii-öelda omad head ja positiivsed küljed, mille järgi siis teha seda nii-öelda enda omandiks. Selge, aga jääme siis huviga kolmapäeva ootama. Aitäh! Absoluutselt, aitäh teile! Avalöögi sai rulluisu ürituse Friday Night Skate 15. juubeli hooaeg. Kohal oli üle 100 rulluisu sõbra ning ka Tudeng TV. Nivi läks liiklevale ja läheme nendega kaasa. Teisel mail puhuti hääled sisse järjekorras juba 15. Friday Night Skate'i juubeli rulluisu hooajale. Mis teid täna siia tõi? Vanad ajad. Ammu sõitnud juba. Sõidan alati. Vanad ajad. Mis sind täna siia tõi? Uudisemu. Tulen ja proovin ja vaatan. Tundus lahe. Seltskond on lahe ja uisutamine on lahe. Eredamad võib-olla hetked meenutasid siin varasematest hooaegadest. Sellised lõbuseid võib-olla kostüümipead olid ja värgid. 200 inimest, 200 uisutajat oli see terve plats siin täis veel. Siis seda osa veel siin ei olnud. Siis me seal väikse osa peal, siis oli ikka viirg läks. Alustas tee äärest, kuni sinna kevade näituse... Mehed olid kleitides vähemalt. Jah, maani välja. Jaa, kleitis maani välja kleitides ja tuleb siipalt ka midagi. Mulle meeldis, et mul tulevad nagu meelde ööskeidid. Need olid vahel toimusid, kui pärast Friday Night Skate'i mindi veel lisaringidele. Rulluisrataste sahinal alustati suunaga Põhja-Tallinnasse, sealt edasi Kadriorgu ning tagasi Jaani kiriku juurde liiguti mööda Järvevana teed. 20 kilomeetrisele ringile ümber Tallinna kesklinna startis 102 uisutajat ning lõpetas 3 tundi hiljem lausa 108 rulluisu sõpra. Eelmisel nädalal möllasid Tartus kevadpäevad. Proovile pandi ka Tudeng TV eksperimentaaltiim. Tudeng TV on jõudnud Tartusse, et võtta osa tudengipäevadest. Ja praegu selgitame välja, kumb on tugevam, kas mina või Keidi. Mäng saab toimuma
Teino Loona ja Esina Kirdeval, nii et nagu see konkurss on valmis. Selles võistluses jäin peale kindlasti mina, sest ma olen hullult tugevam. Järgmine ala on meil kasti ronimine, vaatame kumb on siis tugevam, kas mina või Keidi. Uuesti, valmis, läks! Päris kuule ei jõudnud, aga 14 kasti. Kohe näeme, kuidas läheb Keidil. Tundub, et Juhan on liiga kõva vastane minu jaoks. Aga vaade on hea. Aga mina ütlen, et võit ei olegi oluline, osavõtt on tähtis. Sel ja järgmisel nädalal toimub erinevates Eesti linnades kultuuridessant. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased toovad avalikkuse ette oma lõputöö tantsu, teatri ja muusikana. 6. mail algab kultuuridessant. See on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite loodud kunstiteoste üle-eestiline esitamine. 11 päeva jooksul tehakse teatrit, tantsu ja muusikat 6 erinevas Eesti linnas. Viljandis, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Rakveres. Mis on kultuuridessant? Seda on hästi keeruline seletada, aga ma tooksin sellise paralleeli. Et oletame, et kui ükskõik millise teise ülikooli tudengid esitleksid oma lõputöid üle Eesti erinevates linnades ja peaksid selle tuuriga ise korraldama, koostöös oma õppejõududega võtma nemad kaasa, võib-olla veel kellegiga korraldama seal samas mõne kontserti või performance'i. Et seda me siin teeme põhimõtteliselt. Et need tööd, mis tulevad esitlemisele erinevates Eesti linnades, ongi Kultuuriakadeemia tudengite lõputööd. Festivaliperioodil on võimalik külastada hulgaliselt kontserte, töötubasid, teatri ning tantsuetendusi. Vaatamisrõõmu jagub nii noortele kui vanadele. Kultuuridessandi üks osaleja, Anna-Kristiina Siitan, esitab festivalil oma diplomitööd Sihtkoht Akvaarium. Sihtkoht Akvaarium räägib, see on lugu lastest, kes saavad täiskasvanuteks.
ja see räägib sellest, kuidas laste maailm, mis on suur ja lai ja täis võimalusi, see on nagu ookean, kuidas täiskasvanuks saades see ookean võib muutuda turvaliseks akvaariumiks. Mina olen Martin Rebane. Ja mina Kerli Kivistu. Ning need olid Tudeng TV uudised.